mina siis igapäevaselt toimetan Mustamäe elamusbaas elamuste juhina ja koos meie vahva tiimiga hoolitseme siis selle eest, et meie külalised saaksid sauna ja spaad külastades tõelise elamuse. Eestlane on saunarahvas. Kui palju on siin inimesi, kellel on kodudes saun? Palun tõstke käsi püsti. Nii, väga palju. Siis kui palju on neid, kes fännavad spaas käimist? Veel rohkem, ehk siis vastab kõik tõele sauna ja spa rahvas. Spaasid on Eestis hästi palju ja meie meeskond on siis otsustanud, et pöörame väga hoolikalt tähelepanu detailidele ja alustame siis eelkõige interjöörist. Interjöör peab olema selline, et meie külastajad justkui kaotavad iseennast spa lummusesse. Ta on hubane, seal on hästi palju erinevaid detaile, seal on kujusid, küünlaid, seal on sopilisust, et inimene tunneb juba visuaali poolt, ta saab esimese elamuse. Siis hästi lihtne on lihtsalt istuda soojas saunas. Aga kui saunas käigust saab teha elamuse läbi rituaalide, siis see on midagi eriti erilist. Kes on käinud teist juhendatud saunarituaalidel? No, mõned inimesed ikka on, väga tore. Et elamusbaas pakume siis helirituaali, soolarituaali, leilirituaali, kus saab täiega välja elada ja karjuda. Siis on olemas ka mudarituaal, kui te mõtlete, et mis on muda ja mis elamus sellest saab pakkuda, siis jah, saab küll ja väga ägedat. Aga need näited on siis ühe ettevõtte põhjal, kus siis ongi panustatakse sellele, et oleks erilised elamused. Loomulikult meil on veel baldahhinvoodid, kus saab mõnusalt lebotada, suveterrass, raamatunurk, nii et on millest elamust saada. Aga kõiki neid elamusi saate te ka luua iseendale, oma lähedastele. Ja nipinurk teile siis, mis on olulised detailid selle jaoks, et pakkuda elamusi. Tegelikult saab igast väikesest asjast luua elamuse. Kindlasti olete kogenud, et kui käite mõnes Tallinna heas kohvikus, siis isegi kohvi serveerimisega pakutakse teile elamusi, kus on mõmmikesed, südamed ja siis kui te tassi võtate, siis on sinna kirjutatud alla, et sa oled imeline. Ja see on juba pisiasi, aga see tegelikult loeb hästi palju. Ja mis on siis elamuste puhul hästi oluline, see, et te teete neid südamest. Ehk kui te tahate kedagi üllatada, siis te päriselt teete, mitte sellepärast, et tšekk tehtud. Ehk siis alustage sellest, et olge ise südames, siis hästi oluline on idee või leidlikkus. Et kui on tulemas kellegi sünnipäev või tahate kedagi üllatada, siis on alati tõsine peavalu, et no mida teha. Eriti juhtub see siis, kui on tegemist edukate inimestega või kellel on asju nii palju. Õnneks tänapäeval inimesed rohkem eelistavad elamusi kui asju. Siis soovitan kindlasti, et te mõtleksite, mis sellele inimesele rõõmu valmistab, mis talle päriselt meeldib, mida te võib-olla ise endale lubada ei saa. Et see on järgmine oluline punkt elamuste loomisel. Siis kui idee on olemas, siis kõige lihtsam variant on sõbrannal helistada ja öelda, et lähme teeme seda või mida iganes on ju. Või siis saata sõnum, aga terviklikkust tuleb detailidest. Et siis see kutse, tehke äge kutse, joonistage ise, kirjutage, pange see salaja ukse taha, padja alla, voodi peale, saatke kulleriga, et mõelge asjad läbi. Sest siis tulevad nendest ägedad asjad, millest kõik rõõmu tunnevad. Nii, meil sai südamest teeme, siis on idee olemas, kutse on ka valmis meisterdatud. Nüüd detailid, valgus, aroomid, siis muusika, lilled, mida iganes te teete, mõelge palun detailid läbi, sest pisiasjad
on hästi olulised ja poevad inimestele südamesse. Kui see kõik on nüüd valmis tehtud, siis soovitan teil jäädvustada. Kõikidel meil on telefonid täna olemas. Kõikidel on head fotokaamerad telefonidel, ehk siis tehke sellest kõigest ka pilte. Niimoodi pikendate iseenda ja oma sõprade jaoks neid elamusi, kingitusi, üllatusi, mida te loote, mida teil on hiljem äge vaadata. Soovitan, hästi lahe on, tehke vahvad pildiraamid, pange erinevad pildid sinna sisse ja saatke peale seda sündmuse korraldamist oma lähedastele need koju. Või tänapäeva tehnika võimaldab ka, on sellised väikesed aparaadid, millega saab kohe ka pildid välja printida. Nii et elamused on kohe kaasa anda. Ja mõned näited ennem, kui ma palun meie vahvad saunameistrid siia lava peale, et me saame näidata ka praktiliselt midagi. Siis ongi, et kui me siin räägime elamuste ja sündmuste korraldamist teistele, siis näiteks iseendale iseenda eest tuleb ka hoolitseda. Siis olete kodus, siis ütleme nii, et sellest kodusest vannis käigust annab ka iseendale mõnusa elamuse teha. Jälle timmite valguse paika, küünlad põlema, roosioksad vanni, aroomid, kehakoorijad, mõnus muusika, sinna juurde ka hea vein või tee. Nii et kõik sellised asjad puudutavad meid ennast, annavad meile hästi palju energiat ja positiivsust juurde. Aga nüüd ma palun siia lava peale elamuspaa saunameistrid Johanna ja Karl Peetri, sest käesolev aasta on sauna aasta. Ja jaanipäev tuleb varsti. Kindlasti Tallinn sõidab tühjaks, lähevad saunadesse, maakodudesse, siis selle jaoks, et saunas käimisest teha ka äge elamus. Näitabki Johanna teile, kuna naised on hästi suured mökerdajad, kehakreemid, maskid, kõik peavad kogu aeg olema kodus olemas, siis kuidas neid teha ise. Soovitan siin ka olla hästi loov, praegu on kevad, kõik õitseb, kasvab, siis Johannal ongi siin täna kaasa võetud suhkur, sirelid ja mesi. Sellest ta teeb kehakoorija, mida saab ka näo peal kasutada, sellepärast et suhkruterad on sellised pehmemad. Sirel meeletult hea lõhnaga ja sirelil on lisaks sellele, et on ilus lill ja lõhnab hästi, on ka veel põletikuvastane toime. Kui on kellelgi mingisugused mädapunnid, sirel aitab väga hästi. Ja siis ka teeb naha pehmemaks. Ja teine asi, mis on ka sihuke tõsine aias voha ja praegu populaarne on piparmünt. Teine segu, mis siis Johanna siin kokku keerab, on mesi, sool ja siis piparmünt. Selle jaoks, et siis teha kehakoorija, mis siis eemaldab surnud naharakud, puhastab, rahustab tänu piparmündile. Nii et palun, Johanna. Ja Karl vajab rahva hulgast kedagi lavale. Kartma ei pea, et paljaks peab võtma. Rindu ei kontrolli ja vihtlema nii-öelda päriselt ei hakka. Aga Karl näitab, kuidas siis saunas vihtlemisest on võimalik teha elamus ja selline tervendav ja mõnus kogemus. Kes on julge, kes tahab tulla kogema, mida Karl teeb? No nii. Äkki tütar läheb siit eestlauast? Nii, teie palun. Nii, kas meil siis tõesti ei olegi julgeid või? Super, aitäh sulle. Et tegelikult ei pea tegema vihtasid märjaks, et nendega saada sellist mõnusat teraapilist kogemust. Äkki Karl mõtestan. Et Karl näitabki ette, jätke need asjad kõik meelde, sellepärast et jaanipäev tuleb, sõbrad tulevad külla, tehke saunast tõeline elamus. Pane silmad ka kinni, siis on eriti mõnus. Et selline kõrvade juures vihtade krõbistamine mõjub hästi teraapiliselt. Teraapiline,
puhastav. Hoia silmi kinni veel. Sul on vihtade rännak praegu. Leili me ei viska. Aga kuumaks läheb küll. Ja kodus saate seda samamoodi saunas teha niimoodi, et kas siis panete kellegi istuma, näiteks elukaaslasele, tõsiselt vahva üllatus. Ja saunas on ka, kasutage küünlaid, muusikat. Et niimoodi istudes saab seda teha ja loomulikult saab ka kaaslased pikali panna ja teha vihtlemist. Mis siis on viharoll? Viharoll on tegelikult keha nahapinda aktiveerida, teha kerget massaaži ja läbi erinevate siis taimelehtede samamoodi mõjub puhastavalt ja ergastavalt. Nii, ja Johannal valmivad, Sireli oma on juba valmis. Selle ta tegelikult segab veel rohkem ära, saate kodus purki panna ja näiteks kingitusena panetegi kellegile purki ja saate ka kinkida kallisoole, mis iganes vahvad sõnumid sinna peale ja jällegi selline tore elamuskingitus olemas. Kas kellelgi on vahepeal tekkinud küsimusi? Ja vihtasid on ka hästi erinevaid, mida saab kasutada, et on tammeviht, eukalüptiviht, praegu on kaskede aeg, kaseviht meeletult hea lõhnaga, siis soovitan kindlasti vihtade sisse kasutada, piparmünti panna, annab väga head lõhna, et kõiki erinevaid kasvavaid asju saate vihtadeks ära kasutada. Nii, ja nüüd läheb meil piparmünt. Saate pärast neid siin pausi all nuusutada, need jäävad siia laua peale ka. Saate ka katsuda, proovida. Aga lõpetuseks ongi elamuste kinkimuse puhul siis ja tegemise puhul hästi oluline see, et te olete südames neid tehes. Te olete leidlik. Aitäh sulle, et sa olid nõus tulema. Aitäh meie saunameistritele ja mõnusat elamuse jätku teile sellel sündmusel.